Ja nüüd ühe politsei jaoks äärmiselt ebameeldiva loo juurde. Nimelt tegi Harju politseiprefektuuris töötav konstaabel ametiautoga Suzuki Vidara avarii sõites teelt välja Väänajõesuu kandis. Politseiniku näovigastused olid sedavõrd suured, et peale avariid ei õnnestunud teda alkomeetrisse puhuma panna. Alles hiljem mõõdeti tema veres oleva alkoholi koguseks 3,2 promilli. Et politseinik oli vormis ning sõitis politseiautoga, tuleb eeldada, et ta oli täitmas ametikohustusi. Rahvajutt räägib niimoodi, et konstaabel enne seda avariid oli kusagil sealkandis juba enne ringi sõitnud ja kakerdanud juuetäis peaga. Mis siis toimus? No kas ta nüüd seal ringi kakerdas, seda on hetkel väga raske öelda, mis täpselt juhtus, selgitab distsiplinaarjuurdlus. Aga praeguseks on selge see, et konstaabel sõitis siis joobes olekus väljakutsele ning põhjustas Keila-Joa kandis avarii, sõites siis teelt välja ametiautoga. Kui suured autovigastused? No autovigastused on hetkel sellised, et tõenäoliselt seda autot ei ole mõtet enam taastada. Mis konstaablist saab? No konstaabel vallandatakse ning kas sellega kaasnevad ka mingid muud karistused, eks siis seda juba näis. No politseiauto tuleb tal igal juhul kinni maksta, ma arvan. Seda küll. Jätame hetkeks avarii teinud konstaabli ning meenutame vanasõna kala mädaneb peast. Kui konstaablist madalamal ametikohal on vaid noorem inspektorid, siis on arvatavasti tegu kalasabaga. Kui meenutada veel eelnevaid politseiametnike alkoholi pruukimisi töö ajal ja nende poolt põhjustatud õnnetusi, siis võime me vaid eredalt ette kujutada, mis toimub politseiametis või hoidku jumal selle eest koguni Siseministeeriumis.